lähme Härma müüride juurde. Mu rattas kilomeetreid neelab nagu siu ja argipäev mu taha jääb. Ma hingan värsket õhku, vaba on mul ju. Kas vahet on, mis kuu ja päev? Ma olen vaba kogu ilma saginast. Ei hooli pooltki kas või vihma sabinast. Olen teel. Näete, mis siin metsa vahel on? Täitsa jääs veel. Olen teel. Need liivased kohad on rattaga sõitmisel eriti ohtlikud. Sest sa kunagi ei tea, kuhu ratas läheb. Ma ei hakkagi praegu rattaga sõitmisega riskima, sest siin on suur kukkumise oht ja ma ei taha ju kaamerat või midagi ära rikkuda. Mu ümbert iga päeva mured läinud need on liikumisest puhas rõõm. Ma olen elus, olen tegus, olen see, kel maitset pakub iga sõõm. Ühtäkki õhkud tõstab üksinduse tiib ja pähe kumama jääb rattasõiduviis. Olen teel, olen teel. Mul suva muredest, mis painasid mind veel, ka raskustest, mis ootavad. Ma pole seisma jäänud, püsin oma teel. See tuleb endal läbida. Hoopis külje pealt. Kui asfalt lõpeb, teekond jätkub ikkagi. Ja nüüd olemegi Härma müüride juures. See on Eesti kõige kõrgem liivakivi paljand. Isegi kõrgem kui Taevaskojas. Ja saatma ikkagi jääb mind see sama viis. Olen teel, olen teel, olen teel, olen teel. Nüüd hakkame tagasi teele kõmpima. No kui sai siia juba tuldud, siis lähme vaatame selle Kõlgusniidu müüri ka ära. See on jah kohe tunduvalt väiksem kaugelt näha. Siin on nüüd puhkekohtade kohta kahjuks ainult teateid. Ja näe, selline pakulõhkumiskirves. Ja puud ka. Ja isegi teekann ja šašlõki küpsetamiseks alused ja näed saak ka. Need kõik, mis vaja on täitsa olemas. Lõkkekoht ka ja väike katusealune istumiseks ka. Jõuamegi jälle asfaldile tagasi.
meie väikene seiklus hakkab lõpule jõudma.